Mis tahab? Tagasi. Vaid õigeid pidi ka mulle või? Ma ei tea, selgub. Ma ei tea, proovi. Tule vale pidi või? Head aega! Siia tiiki pole tegelikult 3 aastat pole vett pandud. Sest tegelikult siin oli tehtud nii-öelda nagu see kraav keskelt, et seda tiiki ei peaks täis panema. Aga kuna siin uputab igal pool, nii-öelda kuskil mujal siin, kaugemal, siis need farmerid saavad päris palju vett. Ja siis nad panevad põhimõtteliselt varsti on kõik need kuradi tiigid täis siin vett. Et see pigem on hea. Raha, tasuta raha on see kõik farmeritele. Ja kuradi hea tiksuda pole ammu kuradi traktoriga sõitma. Ma arvan, et terve päev olen siin, teen seda asja mõnus raisk. Traktoriga on ikka äge sõita. Sellest jälle oli veits harjumatu. Ma kuradi olen nii kõrgel siin selle traktoriga. Ega need liiga madalad traktorid siin ei ole. No. Kurat, nii palju vett ma pole siin kordagi näinud. Peremees ütles, et umbes nii palju saab veel panna sinna veekogule. Ja see oli vist 200 miljon liitrit või. Märg on ikka, vaata. Hakkab kaasa kraapima. Kurat, kui me vett lahti tegime, siis mäletan, et see tee oli vapsee perse see. Lähen peale. Kuradi sauk sealt tuleb ja mine verse. Oi, Raive, kui suur auk see on. Näitan sulle kurat. Vett võetakse. Vesi voolab. Jaa, vesi voolab. See on siis nii-öelda see farmi ala juba ja siin on nii-öelda need mõõdikud, kus nii-öelda siis neid numbreid siis nii-öelda antakse sellele governmentile, et kui palju sa vett oled võtnud. Siin on siuke süsteem, vaata, see masin siin on need 2 kraani on meie omad või noh, jah, meie omad ma olen ka siin, aga see keskmine, see on naabrumehe oma. Ja siin on, see on siuke süsteem, et sa saad telefonist seda kraani liigutada. Vaata, see on kett on ja see atribuut, selle paned, ma ei tea, kas või ei tea, kas wifi ei saa olla. Igatahes tal on mingi endal mingi Bluetooth või mingi asi on sees, võtab siit seda päikeseenergiat ja sa saad tegelikult teoorias seda telefonist kraani lahti teha. Vaat kus värk. Mene sisse nüüd või? Vaat tubli poiss. Eelmine aasta siia me vett üldse ei pannud, siis siin tehti vaata natuke laiemaks, lõpuni pole jõutud vaata. Ma ei tea, mitme aastaga muidugi see nii-öelda vesi seda lõhub seina, aga muidu alguses on selline ja siis paari aasta pärast on selline, ma arvan 5 aastaga äkki või, kui mitte isegi rohkem, ma arvan 10 aastaga äkki või. Ja siin rullid lihtsalt, käid edasi-tagasi rulliga. Nähu, mul siia oli vaja tulla. Siit kaalub nii palju, et kuradi, ma ei saa üles. Kuradi käed värisevad seal põka oli kuradi jälle niimoodi. No tegelikult ei ole hullu midagi, kuradi kaapima hakkas. No siis raske oli tal siin. Tervet teed tagurpidi küll ei viitsi sõita ju. Mis ümber ka pööratasin. Motherfucker. Proovin ühe korra veel. Op! Ei saa.
kui on loll, on siis loll, pole midagi teha, saab tagurdama. Kurat, kael valus. Kurat, õlg valus. Ja kuradi hirmus ka, kuradi augud on. Oi kurat, normaalselt higistane. Kurat, aga ma ei tea, kas ma lähen sinna sisse tagasi või? Või ei lähe või? Tuss raisk, ei julge. No nüüd jäävad need jäljed siia, aga no hull asi. Not safe, I don't feel safe. No nii, minä iso traktori peale. No nii, linditraktori. Muidu tegi Sandra seda tööd. Aga Filipe pani siia seda fentanüüli nii-öelda on ja nagu no sina ka pärast lähen välja, siis ma näitan sulle. Pani siia fentanüüli eile. Ta pani 131 hektarit ja selle masinaga teeb päevas 80 hektarit. Eile tegi Sandra 80 hektarit ja Filipe 131 hektarit. Seega natuke on vaja ära teha. Aga see oligi see, et see on ühe mehe töö on ju. Ja siis Sandra tahab meil nädalavahetusi vabaks on ju, täna laupäev. Ja siis oleks imelik panna ka Filippi selle töö peale siin, eks ole on ju. Seega mina läksin Raksu, mina läksin Rakkesse. No Raksu ei läinud. Rakkesse mind pandi siia. Ma pole nii kuradi suure kabjaga kuradi teinudki ja vaata, kuradi 12 meetrit. No ühes kuradi videos näib, kus Sandra sõitis sellega. Kuradi see on ikka kuradi suuri. Edasi-tagasi ära ja võib-olla ühe korra veel, 2 korda käid edasi-tagasi ja siis on juba see, et noh, jah, väga äge noh. Sellest siin läheb kiiresti. Ma sõidan, no Sandra sõitis 9 kilomeetrit tunnis või 10 põhimõtteliselt, ma sõidan 8,6. Ma vaatan üks käik alla poole. Sest siin hommikul eriti nii, vaata, pööramine siin. Ma kuradi, see mul on kuradi paigast ära, ma kuradi selle kuraabi pihta olen läinud, vaata. Tegelikult ei tohi minna selle pihta. Noh, hea oleks, kui läheks. Aga ma olen nagu läinud siin. Ma leian selle, teen endale mingi süsteemi, et kui kaugel ma olema pean. Aga siin on jah see, et päris kuradi äärde peab sõitma siin. Vaada siit ninaga sisse. Põmm! Kabi üles. Korra see asi on raske ka siin taga. Nii, nüüd ma pean siit. No selle kabjaga ma olen seal pihta läinud. Pärast normaalne. Nii, nüüd ma pean täpselt õigesse vakku minema ka, sest siin vao peal ei tohi sõita. Nii, 1, 2, 3, 4, 5. Põmm sealt. Ahah. Kurat, ma loodan, et on siit. On jah? Ahah. Põmm! Väga hea. Vaata, noh, see video oli muidugi väga-väga ammu. See, kus ma tegin 6-meetrisega, siis ma rääkisin ka vaata, et 12-meetrine tuleb ka veel peale. Tegelikult ei ole hea seda praegult teha, selle 12-meetrisega, sest vaata, maa on märg ja vaata nagu näed siin need kuradi kamakad tulevad siin on, eks ole. Tegelikult see ei ole hea, aga Värramega rääkisin. Tema ütles, et seda tööd tegelikult oleks hea teha juuni-juuli. Oleks vaja seda tööd teha, nagu oleks hea seda teha. Aga siis vist oli märg või ei saadud tema vist puhkas juuni, ta puhkas juuni, siis vist ei tehtud seda. Et see teine supervisor võib-olla, no ma ei tea. Aga ütles, seda tööd oleks hea teha juunis. Sest nüüd juba tulevad vaikselt mingid teised suuremad tööd peale,
ja seda ei saa aja nagu hilja peale jätta ka, sest seda asja, mida ma praegu teen, seda peab tegema. Noh, see Filipe pani seda kuradi fentanüüli siia ja siis no selle point ongi see, et need fentanüüli need graanulid, need on siin selle mulla peal ja mina teengi seda, et see läheks no sipsti mulla sisse, eks ole. Et seda on vaja teha, et see muld oleks viljakas. Kui nüüd seda veel edasi lükata, ta ütles, et muidu oleks ideaalne teha seda 10 päeva pärast, aga kui nüüd 10 päeva pärast tuleb vihm, siis on jälle pistulei, jälle jama, eks ole. Selles suhtes siin see nagu farmeri värk on see, et sa veits nagu hasartmäng, no põhimõtteliselt ongi videomäng siin, või hasartmäng, et millal sa mida teed, sest nagu sa ei saa öelda nagu sellele ilmataadile, et kuule, oota nüüd kuradi 20 päeva ära vihma sõja, vaata, et siis ma saan oma tööd ära teha. Et selles suhtes see ikka on veits siuke farmindus on siuke hasartmäng, aga noh, siin õnneks selle manageril on ka see, et tema justkui ei mängi nii-öelda nagu enda rahaga, vaata. Selle rahaga mängime, eks ole siin. Et aga ma ütlen, kui sul on täitsa nagu enda farm, no ma seda Clarksoni farmi olen vaadanud, see on päris karm asi tegelikult, sest see farmindus ikka, ütleme niimoodi, et kui sulle farmindus ei meeldi, siis sa kohe kindlasti ei teeks seda, sellepärast, et kui sul on endal mingi üks väike farm, siis no liiga palju raha vist ei saa sealt või nagu jah, et sulle peab ikka see asi meeldima. Kabi on nii raske, nokk tõuseb ülessi kogu aeg. Ja no selles suhtes siin väga midagi vahtima ei pea, sellepärast, et need kuradi vao tegijad või mis see kuradi nimi on sellel, see ei lähe üldse sügavale praegult, sellepärast praegult ei olegi, me ei otsi seda sügavust, vaid me otsime seda, et kõik need kuradi valged graanulid, ma ei tea, kas sa praegult näed siit kaamerast, siin igatahes põld on täis seda, et need läheksid mulla alla. See on nii-öelda nagu see eesmärk praegult. Et me ei saa sügavale minna ka, sellepärast vaata, me võtan isegi, ma ei tea, kui sügavalt ma võtan. Mingi 5-10 senti äkki või. Ja siis juba tulevad need tükid välja, vaata. Et kui veel sügavamale minna, siis seal on veel märjam, eks ole, ja. Ma mingi 3 päeva vist ei filminud mitte midagi siin. Kõrdi viitsinud üldse. Aga siin põka peale kuidagi energiat on. Võib-olla sellepärast ka, et muidu me tavaliselt Filipiga joome hommikul kohvi. Ma täna hommikul viitsin teha. Siis ma võtsin Monsteri kuradi see. Paneb ikka vähe suurema suraka sisse. Mulle ikka meeldib see kuradi traktori altki. Mis sa teed, Vaata. Muidu on siuke, vaata. Siin need väiksed need valged hujoobinid on siin maa peal, eks ole, ja nüüd, kui ma üle käin, siis on sihuke. No mõnda on näha, aga nüüd on nagu väga vähe neid näha. Ehk siis ongi, ma panen need graanulid, panen mulle alla. Tuule. Üks ots on 0,92 hektarit. Ehk siis põhimõtteliselt mingi 60 otsa teen sinna. Umbes nii. Ma aja. Kurat, ma ei saa aru, on valmis või ole või? No siin seda kuradi puru enam maas ei ole. Ja siin ka ei ole, kuule siis on vist valmis. Me hakkame nüüd, me oleme nii usinad farmerid, et isegi vabal päeval tahame traktoriga sõita. Me peländime endale arbuusi siia. Sest arbuus on nii hea asi. Siis me alguses mõtlesime, et sinna taha panna, aga siis manager ütles, et seal on see suur värav, et sealt võiks saada nagu liikuda, siis see arbuus hakkab kasvama igatepidi. Siin töötab see või? Noh, kuule, siit saab võtta vett siis. Aga mis see kuradi kaiv on siin või? Purskaiv. Purskaiv?
Siin on ala küll, aga siin pole puidu midagi. Piip kuulab ka Smilersid. No ta niimoodi spreitab selle. On head vaod küll ju. Saab irrigatsiooni teha niimoodi siin. Seda kuradi põllumehed. Väga hea ju. No vaata, mis see tegema hakkab, kui sealt nüüd raiskame kõik vee ära või. Meil pesemiseks jääb vett või. Keskel on kõrge koht, jah. Siin hakkab kuradi üle ajama juba. Saad selle avamisse remondi teha. Kuradi valge mees joob õlut siin ja vaatab, kuidas kurat see sammune töötab. Ja mul kuradi Eurograam on kohe valmis. Avamisse remondi. Kutsud kuradi selle kõlvarti ka siia või? Näed, kus on äge ja 4 kraami ööle. 4 veel või? Siia tuleb päris jõhker ala teelt, kuhu arbuusid. Palju neid arbuusid, palju üks seeme tavaliselt annab? Ma mäletan, 6 äkki või? Kurat 100 arbuusi saame siin päris jõhker. Mitu kohta meil on? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 seemet. 7 korda 3 ja 21. Mis korda 3? Aga 21? 3 seemet ja. Aga 21 seemet läheb siia ühele sellele. Ja 2 rida on 1 kott. 150 seemet paneme ära ja kuradi ei olegi kuradi arbuusifarmerid. See mulle meeldib, arbuusi mulle meeldib süüa. Aga see nüüd kuradi nii sügaval ei pea ka minema, seal on ju kuradi madal kohta. Sa teed enda elu raskeks lihtsalt. Sest me vaatasime Google'ist seda, et kuidas päriselt arbuuse kasvatatakse. Ja põhimõtteliselt samamoodi, aga seal olid need kraavid olid hästi lauged. Aga no põhimõtteliselt sama. Piip luges, et arbuusil on vaja korra nädalas ja jõhkrat niisutamist ehk siis seda, mille jaoks me valmistume. Nädalas korra ja siis see vesi peaks minema, mis oli 50 senti või? 30 senti. Sest tegelikult meil Soton läheb ju ka umbes sama, jah? Kurat, sa tegid väga sügav, kõik vesi tuleb sinu kraavi ja... Ei peabki tulema minu kraami. Võtame varvas ära. Minu kraam. Kurat, sul kõik vesi läheb sinu kraavi. Ei no muidugi, ei no muidugi. Tema teeb ühe kraavi, tema teeb kohe sügava. Palju mina neid kraavi olen siin teinud juba. Kõik vesi lähebki sulle praegu. Meil on nüüd vesi igas kraavis on olemas. No siin on neid madalaga. Igal pool on enam-vähem normaalne. Me nüüd ootame seda, et kui see vesi nüüd siin on natuke aega, et kas see ülemine müts, kas see saab ka niiskeks. Kui ei saa, siis me peame tegema mingit muudatuse, sellepärast et sinna, kui me seemne paneme, siis me paneme seemne siia keskele. Ja siis meil oleks vaja seda, et keskel oleks ka seal vesi, sest seemnel on vaja väga märga mulda. Seemendaja. Täna ma olen seemendaja. Täna me testime seemendamist. Homme ma vist hakkan täitsa nagu tööd tegema. Näete. Seemendaja. Nüüd, mis me korda tegime, üks see riik, mis mul selja taga on, see on täiesti valmis. Aga seal 2 tükki on veel teha. See farm, kus me praegu oleme kõrval farmi, lähme seemendama ja me ei lähe seemendama Sotonit. Me lähme seemendama, kord ma vaatasin ka, mis eesti keeles on mingi inglise keeles on sorukunn. Mingi kurdi sorukunn oli. Selle nimi oli mingi sorukunn või mingi selline asi. Ja ma arvan, et ma Eestis ei ole seda
asju. Eestis ma pole seda taime isegi näinud. Aga nii palju, kui mina aru sain, siis see pannakse, noh, ma panen kottoni põllule selle, ma panen sellepärast, et need kottoni põllud vist ei ole siis nii viljakad, et siin on see, et erinevad taimed annavad erinevad nii-öelda mahla sellele pinnasele ka ja siis vahepeal bländitakse nagu või pannakse mingi selline seeme maha, mis annab sellele mullale mingit sellist vitamiini, mida koton siis nii-öelda mullalt ära võtab, et see ongi see põhjus, miks tehakse põldudele rotatsioone, et noh, sest üks taim võtab kogu aeg mingit teatud mahla sealt põllu seest ära, et kasvada nii-öelda, see ongi see farmindus, see tundub hästi lihtne, aga see, et kui sa tahad saada seda maksimaalset saaki, siis see on ikka tegelikult päris jõhker teadus. Sest mul vanaisa tegi niimoodi, et ta tegi ka vilja ja siis tema pani vahepeal ristikut, et põldu nii-öelda nagu looduslikul teel väetada, siis see on justkui on nagu looduslik tee, vaata. Aga ma praegult sõidan sinna teise farmi. No peremees ütles, et ma võin 30-ga sõita. Ma sõidan praegu 22,2-ga. Ja mul aega tiksuda küll, sest ma täna niikuinii homme hakkab see, noh, nii palju kui ma aru sain, et homme hakkab see põhitöö pihta, ja täna me lihtsalt testime, sest noh, seda planterit pole testitud siis peaaegu aasta aega. Oktoobris hakkame panema seda Sottonit. Lehmad raisk. Tutu-lutu. Lehmad. Teil ei ole kurat märg siin või? Kurat, sa oled täitsa tigis. Noh, kus elu on? No ma olen. Aga jah. Lehmad raisk. Oli mutine värk. Siin ta mul näitab, vaata. See näitab mul seda vasakpoole, et kuhu läheb seeme, kus ei lähe. Ja see näitab seda, et mis survega ta nii-öelda surub seda kasti, sest igal kastil on oma andur peal. Meil on praegult probleem on selles, et me peame panema 90 000 seemet hektari peale. Aga ta ei pane meil, seega meil on praegu ta pandud, et ta paneks 95 000 ja siis on meil see populatsioon on nii-öelda nagu paigas. Ehk siis, no ega see on see, et kui sa alustad hooaega plantimisega, siis tulevadki need vimkad välja kohe alguses. Siis on hea, et me tegelikult see on väga hea, et selle planteriga nii-öelda saame kõik asjad justkui nagu korda ja siis kui see Sotton tuleb, et siis sellega on korras, siis peremees ei pea mõtlema selle planteri peale, sest tegelikult kokku meil on 3 planterit, siis üks on korras, siis ta saab 2-ga tegeleda justkui. See on number 1 kast, see on vasakpoolne. No vaata, kui seemned lähevad järsku vaata, ma ei näe. Praegult me oleme nii-öelda teada saanud seda, et kõige rohkem jumpsib 11. kast, ehk siis seal ta näitab mulle, et milline kast paneb kõige vähem seemet ja milline kast paneb kõige rohkem seemet. Siin ta mul näitab, et 11 on maas ja 12 paneb nagu hästi, et selle kastiga on mingi ongelma on seal. Praegult paneb nii-öelda 87, aga meil on 95 peale on pandud, vaata.
et seal on mingi ongelma on seal 11. Ega siin on ka samamoodi ka ahv oled siin rooli taga lihtsalt, mitte midagi ise justkui tegema ei pea, ise mõtlema ei pea, no arvuti teeb sul kõik ära, no. Kohe kuradi mingi häda on, siis kohe ja see oli tõenäoliselt see, et kui ma selle kabja maha panin, siis number 5 boks sai kuidagi liiga jõhkra põntsu maast ja siis võib-olla seal sulle nüüd keeruline seletada. Igatahes seal on nagu see kastis on vaata need seemned on ja siis need seemned lähevad siia ette ja siis siit vaakum tõmbab need seemned ühe siia selle ketta peale, ketta sees on need augud ja siis ta tõmbab need seemned sinna, täpselt sinna auku ja siis kui ma selle kasti maha liiga jõhkralt panen liiga suure hooga, siis need seemned, mis siin on nii-öelda vaakumis, need kukuvad ära sealt, ehk siis on nagu ütleme mingi paar meetrit, ütleme, sinna vist mahub mingi 20 seemet on selle ketta peal, need 20 seemet kukkusid maha ja siis ta näitab mulle, et andur ei saanud seda seemet seal. See on ikka tegelikult nagu ikka süsteem on see, ikka nagu väga jõhker süsteem on see, et ta nagu loeb mul igat seemet, vaata. Absoluutselt igat seemet loeb, tal on mingi andur seal, kui seeme kukub, vaata, et siis on korras, et kui siin roheline on, punane on, siis on sinna seemet ei läinud, on ju. Ja kui sinine on, siis sinna läks rohkem kui üks seeme. Ma näitan sulle ära, kui ma siin juba olen. Siin on seeme, on ju. Siis seeme läheb siia sisse, siin on üks hammasratas. Siit see tõmbab seda õhku, ehk siis siin on vaakum. Ja siis ta tõmbab neid seemneid siia. Siin käib see ratas ringi, on ju. Ja siit ta laseb lahti. Ja siit läheb nagu maa sisse, vaata. Et ongi see, et kui ma selle kasti liiga jõhkralt maha panen, siis need seemned, mis siin on juba küljes, need kukuvad ära. Ma loodan, et sa said aru. Et selles suhtes on väga hea, et me seda parandust tegime nendele, sest mina saan väga hästi aru nüüd, kuidas kõik see asi töötab. Ja sellel on see automaatne asi ka. Et kui ma nüüd lähen tagasi ja panen näiteks selle koha peal maha, siis ta ei pane seemet sinna. Siis ta teab, et seal juba on seeme. Siin ta seemet ei pane, vaata. Not applying, vaata. Ja nüüd ta hakkab seemet panema. Aga kui ma selle switchi panen nii-öelda nagu maha, siis ta paneb kogu aeg seemet. Kuradi nutine värk on, ütle ausalt ära. Ma olengi see kuradi ahv siin lihtsalt siis vajutab nuppu ja pöörab. Täna tegelikult siin saab süsteemist panna selle ka, et ta ise pööraks, on ja et mina peaks ainult seda kuradi kapja üles tõstma. Kõrd siit jättis vahe. Mis viga on? Ja kohe ütleb mulle, seemet välja ei tule, ütleb mulle, näe, 8. boksil on mingi error, seeme ei tule välja. Vaata, mis jama on, tõrjemes tuleb ka siia. Kutsa. Kuna see seeme on siis Sottoni seemnes kõvasti väiksem, mis kuradi läks sinna kuskile hammasratta vahele. Perremees ütles, et no temal on ka tegelikult see sorukumm. Esimest korda paneb seda maha. Ta pole kunagi eluses seda pannud.
sest see kottoniseeme on põhimõtteliselt isegi 2 korda suurem äkki või? Umbes nii. Aga praegu nagu töötab. Aga seal me võtsime ühe karbi veel lahti ja seal oli ka seda puru, nii et tõenäoliselt kõikide hammasrataste vahel on see puru. Nagu sa nägid, vaata sellele kettal on siis nii-öelda need väiksed augud. Ja see ongi see, et see imur tõmbab siis selle seemne sealt kasti seest sinna aukude peale ja siis ta jõuab sinna nii-öelda alla ja siis seal enam ta ei ima ja siis sealt ta saab lahti ja siis sealt ta tuleb järgmine konveier ja lükkab ta niimoodi konveier, mis tõenäoliselt ütleb ka seda, et kas on nagu üks seeme seal konveieri sees või 2 seemet või ei ole üldse seemet. Ehk siis selle järgi on see, mis läheb nagu maha vist, tõenäoliselt. Aga päris nutine värke. Väga nutine värke. Aga populatsioon on natuke parem kui eile. Eile oli see mul 85. Praegu on 86. Kuradi siin seletavad nii palju, olge vait. Šubled tühja. Ma ei tea, no. Ongi tühi või? Nüüd on see, et mul see number 2 see ketas on tühi, on ju. Siis ma teen sellist asja, et siin niimoodi. Nüüd ta paneb need kettad pani täis kõik. Paned 2 või? Ma paned, jah? Ongi nutine värk, vaata, ainult 2 paneb praegu, sellest 2 on tühi, vaata. Teise ei pane midagi, vaata. Nutine värk, eh? Kurat, aga ma pean seda ühte nüüd nii täpselt panema siin ju. No. Mutter. Mul hakkas pihta nüüd viimane run, ehk siis ühe korra on veel minna edasi-tagasi. Siin see peremees Volki-Tolkis rääkis ka, et ta toob ühe kotti igaks juhuks siia, et kui nüüd saab otsa, et siis saab sinna panna. Aga see on ka see, et no minu manager, tema on argentiinlane, aga meie see supervisor, ta on kohalik, on ju. Siis kui tema Volkisse räägib, siis ma nüüd pärast 7 kuud, mis ma temaga rääkinud umbes olen ja Volki-Tolkis, nüüd ma enam-vähem saan aru, mis ta räägib. See mehed rääkis mulle siia. No alguses no iga kord on see, et what was that? Mis sa ütlesid? No iga kord on see, et nagu kui uus inimene hakkab rääkima kohalik austraallane, no mitte persetki ei saa aru lihtsalt. Ei, see on alati see, et ütled, et what was that, siis ta nagu enamus kohalikud frustreeritult ütlevad, kordavad niimoodi korraliku diktsiooniga. Ega nad vist ise saavad aru ka, et nad kuradi ei oska rääkida. Ega ma ise, mul endal diktsioon on ka siuke sippadi-suppadi on ja, aga inimesed saavad aru minust. Või noh, need inimesed, kes ma tahan, et minust aru saaksid. Ma arvan, et sina saad aru minust. No vahepeal tõenäoliselt ei saa. Ega ma ise ka vahepeal ei saa aru, mida ma räägin.
nii-öelda enda diktsiooni pärast, kui ma videosi kokku panen. Aga kurat, võib-olla isegi saab lõppu või? Mul on ka see, et poole päeva pealt arvutasin, mis kell ma umbes lõpetan. Siis ma arvutasin niimoodi, et 4-5 vahel ja kell on praegu 4:15. No siin ei ole midagi teha ja ma ei suuda olla väga pikalt niimoodi, et ma ei tee midagi, et ma ei kasuta enda aju või siis ei kasuta enda keha. Ma ei suuda niimoodi väga pikalt olla. Siis ma olen siin igast asju. Edasi-tagasi on mul 11 minutit. No 10:45 oli tegelikult. No paneme vahepeal tulevad mingid vimkad sisse. Ütleme 11 minutit on edasi-tagasi. Ehk siis üks ots on 5,5 minutit. No ütleme 188 hektarit kokku on sorukummi. Sorgot, eesti keeles sorgo. Mul vend vaatas seda ka, et see sorgo on enamasti on loomasööt, aga vaata seal Jaapanis vist oli. Jaapanis tehakse viina sellest, sorgo viina. Nii et mina ei tea, mida nemad siin teevad. 2 põldu, äkki on napsutamine nüüd järsku. Sorgo viin on, siuke asi on olemas, et sorgo viin. Aga mina arvan, et see läheb ikka loomasöödaks. No siia me panime ainult 2 põllule, eks ole. Miks ainult 2 põllule? Sellepärast, et nendel 2 põllul on mingi haigus on vist sees. Ma pean peremehe käest küsima, et kuidas nad aru saavad sellest, et kas põllul on haigus sees või ei ole sees. Et kuidas see töötab. Tule ongi sipsti ja pole valmis. Noh, see on asjamoodi. See, mis mina tegin. Laste väiksele. Jah.